siis fotoklubi õpituba või loeng on siis teemal nutitelefoni fotograafia või siis nutigraafia või äkki on varsti tulemas ka uus EKI sissekanne nutigraafiast, väga võimalik. Et mina olen siis Taavet Kollom, ma olen fotoklubi Sinine pildimasin algusaegadest siin ikka käinud ja toetanud ja võtnud ja andnud, et 4 aastat või 4 vaatajat või? Ahah, selge. Aga aastates on ka vist umbes äkki mingi 4 on see fotoklubi siin äkki olnud või? Midagi sinna kanti. Ja mina siis praegu siin hetkel nii aktiivselt enam seotud ei ole, ma elan üldsegi Tallinnas hetkel. Aga tulin ikkagi Tartusse, et omasid toetada ja anda, mis mulle anda on. Minu tööd, fototööd siis leiab Instagramist @kõhtaavet ja mul on täiesti isiklik Instagram ka, @taavetko, et siis olenevalt, mis sisu kõnetab, siis võib emba-kumba jälgida. Ja siis mul esimene slaid ongi see, et kes ma üldse selline tark olen, et ma olen kvalifitseeritud siin rääkima sellisest teemast. Ja siin on mul 4 punkti. Ma üritan selle slaidishow pärast kuidagi juurde ka lisada sellele laivile, äkki mingi lingi või sellise asjana. Aga praegu olen välja toonud 4 punkti, et ma enda arust olen ikkagi fotograaf, julgen täitsa julgelt öelda enda kohta seda. Ma olen fotograafiaga teadlikult tegelenud umbes 5-6 aastat. Esimesed katsetused olidki umbes 2014 ja 2015 juba üritasin hakata järjest ennast arendama. Ja 2016 ma sain juba enda esimese kaamera. Ja niimoodi see läkski. Ma olen ka täiesti nutitelefoni omaja. Mul on siin täitsa olemas, sellega ma teen täitsa pilte. Nii et ma arvan, et see on juba teine väga hea point, miks ma võiks rääkida sellel teemal. Ja nutitelefoniga ma ikkagi pildistan igapäevaselt. Vähemalt nagu 1-2 pilti igapäevaselt. See on mul täiesti asendamatu tööriist. Ja alustasingi oma seda fotograafia teekonda just telefoniga pildistades. Kunagi mulle meeldis mingisugune teatud äpp, mida inimesed kasutasid ja nad said väga lahedaid ilusaid pilte nendega. Tõmbasin ka selle endale ja üritasin ka siis lahedaid pilte teha. Ja mul on siin 2 pilti ka selle slaidishow peal, et üks mina telefoniga, et siis on nagu tõestusmaterjali ka, et ma selle telefoniga asjatan täitsa. Ja siis on üks pilt minust ja kaameraga ka, et ma olen hästi tõsiselt võetav fotograaf kindlasti. Kas on kuskil see link, et ma saaks siis näidata selle siia vahele? Link? Selle Selle slideshow link. Ma võin sulle anda selle, jaa. Nii, jaga. Allesta. Nii, jaga igaühega, kellel on link. Ma arvan, et see sobib niimoodi. Potsatan sulle Facebooki selle. Siit on muidugi. Ja, on parem Facebook. Nii, just vist jõudis sinuni. Jah? Jah. Ja ma arvan, et kõik need 4 punkti mingilgi viisil teevad minust pädeva asjapulga, et siin tulla ja rääkida. Siia slaidile ma ei oska mingisugust pilti ega midagi panna. Mõtlesin, et ma lasen täiesti enda piltidel rääkida, mis oli toona ja mis on praegu. Et mul otsisin, kaevasin, leidsin enda mingisugused esimesed katsetused telefoniga pildistamises.
siin on vist kuskil on isegi näha, et 2015 on nagu need on siis need esimesed, mis ma kuhugi sinna Võsko keskkonda üles laadisin. Ja noh, ma ei tea, see esimene pilt kohe. Jah, eks me vist kõik oleme mingi hetk selle etapi läbi käinud, et siuke circa 30-kraadine nurk tundub väga huvitav ja originaalne ja loodus ja mingi hästi selekteeritud fookus. Aga noh, tegelikult mida edasi, seda soliidsemaks see tulemus läks iga pildiga, ma ütleks vähemalt niimoodi. Kindlasti on siin paremaid ja halvemaid pilte, aga lihtsalt nagu võib-olla kui ei ütleks, et tegemist on telefoniga pildistatud piltidega, siis võib-olla ei saaks arugi. Jah, kvaliteet on küll mõnel natuke kehvem, mõnel natuke parem, aga kui võtta välja nagu see faktoid, et telefoniga on tehtud need, siis võib-olla ei saaks arugi. Alustasingi lihtsalt siuke igapäeva klõpsutamisest. Nagu me kõik, ma arvan, et nagu, siis ei olnud veel mingit suunda, mida ma tegelikult tahaks pildistada. Ja ei olnud mingit väga konkreetseid teadmisi ka sellel teemal, näiteks kompositsioon või säri, et telefon tegi minu eest kõik nagu töö ära. Aga ikkagi sellest ajast saati olen mõelnud telefonist kui ikkagi tõsisest fotomasinast ja tööriistast, mida kasutada siis, kui kaamerat ei ole kaasas. Mida ma igapäevaselt ei tee. Ma ei kanna enda kaamerat kaasas, see on suhteliselt raske ja kobakas. Kasutan teda ainult siis, kui ma lähen portreesse pildistama ja ma peamiselt nimetaksingi ennast portreefotograafiks just. Ja sellega tahtsingi jõuda siis selleni, et mis mu praegune looming on, milline on minu Instagram praegu. Et siin on mitmeid toredaid, andekaid, ilusaid inimesi, kellest mul on suur rõõm olnud pilte teha. Ja oma loomingus üritan mingisugust ausust avada, et ei ole millegagi väga üle pandud, et need inimesed ongi tegelikult sellised. Vot. Selline on siis siuke lühikokkuvõte minu teekonnast hetkel. Aga miks just siis telefoniga pildistamas? Ma ise ütleksin, et miks just telefoniga pildistada? Ma ise ütleksin, et kõige suurem argument ongi see, et see on alati olemas. Telefon on meil alati taskus. Kui ei ole, siis on väike maailma lõpp, katastroof. Keegi ei tea, kus ma olen, mis ma teen. Kohutav. Aga samas, kui on tarkmees taskus, on elu natuke parem ja kui ta on veel tööriist ka, siis on ju eriti mõttekas seda kaasas kanda ikkagi. Ma panin siia esitlusse väikse naljakese ka, kus on siin fotograaf, kellel ma näen, et on mitu kaamerit ja ikka tuhandetes eurodes varandust õla peal, aga ta teeb telefoniga pilti seal. Ma olen ise ka viskanud kaamerakotti lõpuks mingi telefoniga pildi teinud lihtsalt sellepärast, et see on lihtsalt lihtne ja ma ei pea mõtlema selle peale. Ja siis jõuame selle teise punktini, et see on lihtne kasutada, see tõesti on lihtne kasutada. Sa võtad, minul käib see niimoodi, et ma vajutan siia nupu peale, lükkan paremale ja juba ongi kaamera äpp on ees. 2 liigutust põhimõtteliselt. Ja see on sekunditega valmis mul. Samas, kui ma kaamera peaksin alles näiteks kotist välja võtma, sisse lülitama, vaatama, kas mälukaart on sees, peaksin hakkama fookusega seal jama, valguse, säri kõik paika panema, et sellega läheb aega. See ei ole nii siuke intuitiivne tegevus ikkagi. Ja telefonidega on see, et need lähevad iga aastaga järjest paremaks, see on täiesti ulme. Minul on üldsegi mingi 3-4 aastat vana telefon,
aga kui ma nüüd hakkasin mõtlema uue telefoni peale, siis ma võrdlesin selle telefoni ja uutemate iPhone'ide kaamerat ja tuleb välja, et neil on täpselt sama megapikslite arvuga kaamerad. Jah, mõlemad, nii esi- kui ka tagakaamera. Et siis tegelikult see töötab väga hästi. iPhone'id teevad väga hästi pilte ja ma olen enda selle vana mudeliga ülimalt rahul, aga eriti just Androidide tegijad on väga, ma jõuan peaaegu et selle sama mudelini, et Androidid on väga panustanud oma kaameratesse ja teinud erinevate tuntud kaamerafirmade brändidega koostööd, näiteks Leica ja Hasselblad ja nii edasi. Et seal on seda kõige suuremat arengut näha olnud. Et nad jäävad iga aastaga järjest paremaks ja ma ei julge spekuleerida, kas need võtavad nagu päris kaamera töö üle. Võib-olla, ma ei näe seda vähemalt 10 aasta jooksul kindlasti mitte. Aga võib-olla kunagi kaugemas tulevikus isegi. Kõik läheb järjest väiksemaks, isegi päris nagu need peegelkaamerad ja hübriidkaamerad, kõik need lähevad järjest väiksemaks, et varsti ongi ja telefonikaamerad lähevad järjest paremaks, et võib-olla 10 aasta pärast, siis 10-15 aasta pärast võib-olla ongi sellised klotsid kõik. Ja mul on nagu siis 2 videot siia esitlusse olen toonud, et milleks siis need tänapäeva telefonide kaamerad, milleks need võimelised on. Ja esimene video on siis nüüd paar aastat vana Huawei mudeli, mis jugenes reklaamvideo ja seal reklaamvideos teeb telefoniga pilte, mis on P20 Pro oli vist see mudel, et selle kaameraga teeb pilte üks minu lemmikuid fotograafe Olav Stuberud, kes oli vist kas rootslane või norrakas ja ülimalt andekas fotograaf minu meelest, nii et see video ei ole väga pikk. Väga andekas fotograaf ja ikkagi on see, et vahet ei ole, mis tal käes võib olla, siis ta teeb ikkagi väga lahedaid pilte, et see on ikkagi tööriist, mida ära kasutada, mida enda repertuaari juurde lisada, mis on minu eest väga lahe. Järgmine video on ka ühe minu lemmikfotograafi Samuel Elkinsi poolt. Seda ei pea täiesti täismahus ära vaatama, see on 5 minutit. Kui on soovi, siis võib. Ma ei tea, kas me vaatame 5 minutit seda. Ma ei ole täiesti lõpuni vaatama, vaatasin mingi 2 minutit sellest. Okei, no igatahes paneme käima. Kas sa saad äkki telekast natuke valjemaks panna? Et siis ma kuulen ise ka natukene paremini. Ma saan aru, et selles videos suur osa on ikkagi mingisuguse professionaalsema kaameraga filmitud, aga need pildid, mida ta selles videos teeb, mida ta näitab ka siis, need on minu meelest väga, väga muljetavaldavad.
no siis ma arvan, et saime pointist aru. Et need videod minu meelest nagu iseloomustavad väga hästi nagu seda, milleks need tänapäeva kaamerad ikkagi võimelised on. Ja et siit nagu jääb järjest ülespoole see kvaliteedi ja kõige suhe. Aga et siis kuidas ma nii täisekraan. Nii, et kuidas siis ka nii häid pilte saada? Räägime siis, lõuame siis lõpuks mingisuguse reaalsema asjani, et nüüd on see koht, kus publik võib kõik oma kaamerad välja võtta taskust, enam ei ole ebaviisakas telefonis istuda. Ja see olekski esimene samm, võtame telefoni taskust välja, väga hea. Ja mina alustaksin telefoni puhul ikkagi sellest, et teha kindlaks oma telefoni võimalused, näiteks panna Google'isse otsingusse, et kuidas näiteks kasutada seda selle konkreetse mudeli kaamerat, millised võimalused on, millised sätted seal on, mis siis nagu need settingud seal on, et näiteks kas ta teeb panoraami, kas ta teeb sarivõtet, nagu tutvuda lihtsalt kaameraga, et teha kindlaks, milleks see nagu üldse võimalik on. Ma tean, et paljudel kaameratel näiteks võib-olla ei ole sarivõtet või siis pikka säri või näiteks panoraami, aga üldiselt on need pigem juba igas kaameras olemas. Minu iPhone'i kaamera on üldiselt pigem väga lihtne, see tavaline äpp, mis siin on üldiselt pigem väga lihtne. Siin ma saan valida, et kas ma tahan pildistada või videot teha või tahan timelapse'i teha, kas ma tahan ruutu pildistada või panoraami. Ja see on põhimõte ja saan valida, kas ma lülitan välgu sisse või mitte. Et väga vähe valikuid minu jaoks teeb asja palju lihtsamaks, aga ma tean, et mõnel sellisel kallimal kaameral on täitsa olemas valik, et mis säriaega sa tahad, mis avaga sa tahad seda pilti. Saad valida veel sensori tundlikkus, saab erinevaid mingid zoom'i astmeid valida, et mis iganes kellelegi vaja on, et selle järgi vaadata oma siis telefoni mudel ja järgmiseks võib-olla tõmmata mõni tore äpp, millega siis pilte teha. Kui sobib see tarkvaraga kaasa tulev kaamera äpp, siis muidugi sobib see ka. Mina tunnen, et pildistamiseks on iPhone'i oma täitsa soliidne, sellega annab asju teha ja et ma rohkem nagu ei tahagi, aga mõni inimene tahab natuke rohkem mängida erinevate sätetega. Ja selle jaoks on ka olemas eraldi tõmmatavad äpid. Ja näiteks on ka äpid pilditöötluseks ja erinevate efektide lisamiseks. Et siis tuleb teha natukene, kuidas ma ütlen eesti keeles, research'i, tuleb natuke uurida selle kohta, guugeldada, et millised äpid oleks toredad ja mis võiksid meeldida. Ja siis saabki juba pildistama hakata. Ja ma räägin ka siin paarist äpist, aga enne siis keskenduks sellele, et mida ma saaksin juba ka telefonis endas ära teha, et saada kõige parema kvaliteediga või kõige paremaid pilte. Et kui on olemas, siin on näiteks slidishow'l tegin screenshotid enda telefonist, et mis mul üldse võimalik muuta on, mul on väga vähe võimalik muuta. Aga uuematel Androidi mudelitel on tõesti avad, särid, säriajad ja mingisugused säri kompensatsioonid ja kõik asjad on olemas, zoom'i astmed ja et võib täitsa hulluks minna sellega, mida seal on võimalik muuta. Aga üldine see soovitus oleks ikkagi see, et pildi kvaliteet alati maksimumi panna. Mida suurema faili suurusega pilt tuleb või mida rohkem
suudab see telefon salvestada informatsiooni, seda parem tõenäosus on see, et peale töötlust jääb hea kvaliteediga pilt. Või siis mõned telefonid üldsegi pildistavad RAW-faili, mis on siis stooric-fail ja peale selle töötlemist jääb siuke hea kvaliteediga fail. Et tänapäeva kaamerad on, telefonide kaamerad on juba selleks ka võimelised, et RAW-i pildistada, mis on minu jaoks päris siuke elevile ajav isegi nagu funktsioon. Minu enda telefonil seda ei ole, aga võib-olla järgmisel, mis ma ostan, võib-olla sellel juba on. Ja et siis pildi kvaliteet maksimumi või siis tõesti RAW-is pildistada, sest et see tagab selle, et su pilt on maksimaalse kvaliteediga. Et kui sa paned Instagrami üles, siis sa ei hakka seal näppudega piksleid kokku lugema. Siis järgmine soovitus oleks minul just eriti algajatele. Mina ise kasutan ka tegelikult seda, et siis ruudustik sisse lülitada. Sest et see aitab tublisti kompositsiooniga. Minul on siin siis 9 ruuduga ruudustik ja selle järgi on väga lihtne jälgida siis kolmandike reeglit, mis on siis fotograafias üks siuke õpetus, kompositsiooni õpetus, mis räägib sellest või õpetab seda, kuidas mingit subjekti või objekti asetada pildi peale, et ta oleks maksimaalselt siis nähtav või mõjuv näiteks. Nii, siis järgmine oleks säri. Mul on seal parempoolsel screenshotil on näha ka siuke kollane ruut seal teiste ruutude seas ja päikesemärk. Kui ma teen pilti, siis ma vajutan näiteks selle subjekti peale, mille pealt ma tahan seda säri võtta ja ma saan liigutada seda päikesemärki üles-alla, et siis ta kas tekitab ülesäri või alasäri ja sellega võib näiteks mängida. Et kas ma tahan, et pilt oleks tumedam, rohkem varjus või tõesti see subjekt, mida ma tahan pildistada, on näiteks võib-olla rohkem varjus, mul oleks natuke rohkem vaja siis sensori tundlikkust. Näiteks sellega saab mängida, et seda tuleks teha ikkagi läbimõeldult ja igas olukorras on ikkagi erinev, aga sellele tuleks mõelda, sest et telefonikaamerad on niigi natukene vähem arenenud kui tänapäeva kaamerad, ehk siis ikkagi tuleb pingutada selle nimel, et juba alguses saada maksimaalselt hea pilt. Ja viimane asi, millele keskenduda, oleks ikkagi fookus. Fookus saab suhteliselt lihtsalt telefonides sättida, vajutad lihtsalt ekraanil, mille peale sa tahad seda fookust panna ja siis ta teeb ülejäänud suhteliselt ise. Ma tean, et vist mõnel telefonil on juba see funktsioon, et sa saad ise fookust sättida. Ma ei ole sellega ise mänginud ega tutvunud, aga ma olen midagi lugenud, et mõnel mudelil on siuke funktsioon. Nii, siis mul on siin täiesti tühi slaid nimega TikTok. Ma leidsin mingi aeg sellisest toredast äpist nagu TikTok väga laheda video. Ja see keskendus siis peamiselt iPhone'iga pildistamisele, aga ma arvan, et õpetussõnad, mis seal räägitakse, kanduvad ka üle teistele mudelitele, siis Androididele ja nii. Kas ma võin panna? Jah? Nii, oota.
selles videos räägiti ka näiteks sellest säri valimisest, fookuse lukustamisest ja jagas veel paar nippi ka, kuidas lahedamaid pilte saada. Näiteks see kaamera siis objektiivi siis nagu teistpidi pööramine, et saada natuke teine nurk sellele subjektile. Ma nägin seda ja mõtlesin, et kui lahe oleks, see oli siuke tore minutiline video, et saan siin ära kasutada. Pean ise vähem rääkima, nii tore. Aga järgmine punkt, millest ma räägiks, siis oleks äpid. Mina ise olen väga sügavalt sellesse VSCO või siis Võsko äppi. Ma ise olengi kasutanud seda aastast 2014, ehk siis ma olen juba päris kaua seda kasutanud. Ja see minu jaoks nagu see kõige suurem argument selle poolt on see, et see on lihtsalt niivõrd lihtne kasutada. Et seal on jällegi vähe numbreid ja lihtsalt laseb nagu annab ruumi sellele, et loominguliselt läheneda või siis nagu vähem keskenduda sellele mingitele sätetele või niimoodi ja rohkem siis sellele pildile endale. Aga kindlasti paljudele fotograafidele, kes pildistavad peegelkaamerate ja muude selliste professionaalsemate kaameratega, siis ma arvan, et neile on tuttav selline rakendusprogramm nagu Lightroom. Mina ise kasutan Lightroomi arvutis, et töödelda enda siis peegelkaameraga tehtud pilte ja neil on ka olemas telefoniäpp, mis on suhteliselt sarnase kasutajakogemusega, ma ütleks, et väga paljud funktsioonid on samad ja võib väga palju siis pilti tuunida nii-öelda. Siis on ka üks hästi populaarne äpp on Snapseed. Ma natuke aega kasutasin seda ja ta on ka suhteliselt Lightroomi sarnane, aga mul lihtsalt, kuna ma olin juba teiste programmidega suhteliselt harjunud, siis ma ei jätkanud selle kasutamisega, aga ma ikkagi proovisin seda ära. Ma üritan ikkagi suhteliselt palju neid erinevaid äppe proovida, et äkki tuleb midagi, mis teatud olukorras töötab paremini kui need, millega ma olen harjunud pildistama ja pilte töötlema. Et Võskos saab siis äpis endas ka pilte teha, Lightroomis minu teada ei saa. Saab, okei, saab ja vist isegi sai RAW-i pildistada, jah, just, oli küll jah. Ja Snapseedi kohta ma enam ei mäleta, ma kasutasin seda paar aastat tagasi. Jah. Aga Võsko äpiga näiteks mina pilte ei tee. Ma teen selle tavalise iPhone'i kaamera äpiga ja pärast siis impordin Võsko äppi. Ja siis on paljud sellised hooajalised trendiäpid, nagu Hudicam oli mingi umbes aasta tagasi. Siuke suur teema, aga mulle ei meeldinud see mingisugune filter, mida piltidele juurde lisas, et selle äpi point oli vist lisada selline filmiefekt, ära põlenud valgust saanud filmiefekt piltidele. Ja kuna ma pildistan tegelikult filmi peale ka, siis minu eest ei ole üldse kuidagi tore vaadata pilte, mille esteetilisus on lihtsalt see, et need filmid on kahjustada saanud või need pildid on kahjustada saanud. Minule see ei meeldinud väga. Aga ma tean, et see oli ülimalt populaarne. Ma ei tea, mis see praegune kõige populaarsem võib olla, aga nendega ikkagi tasub ka vist mingis mõttes kaasas käia. Ma ise olen veits maha jäänud võib-olla sellest. Nii, ja siin on siis Võsko erinevad aknad, mida võib näha, kui Võsko lahti võtta. Et esimene siis aken ongi see kaamera. Seal on näha, et saab RAW-i pildistada, saab ruudustikku, välku, säri, siis white balance'it sättida ja see on põhimõtteliselt kõik. Et mingid valikud seal on, mida siis pildistamise juures muuta, aga mitte midagi väga detailset, mida mina pigem hindan. Et ma ei pea nagu niivõrd mõtlema selle peale, et kui ma tahan tõesti midagi hästi professionaalset, midagi niimoodi, et iga säte on läbimõeldud pandud, siis ma võtan ikkagi oma kaamera selle töö jaoks. Siis järgmine pilt on siis selle galerii
et sealt niimoodi toimub siis see piltide sorteerimine, läbivaatamine. Ja kui ma valin välja pildi, mida ma tahan töödelda, siis esimese asjana tuleb välja preset'ide aken, mida Võskol on väga hinnatud ja populaarsed preset'id, mida saab kasutada nii Photoshopis kui Lightroomis ja neid põhimõtteliselt saab siis nagu arvuti peale osta. Telefoni peal on teatud kogus neid tasuta, aga mingisuguse väikse raha eest kuus saab, vist oli mingi euro kuus, siis saab neid juurde, midagi sugust. Või siis osta aastane pakett nii-öelda. Minu meelest absoluutselt seda raha väärt. Ma kasutan, ma olen aastate jooksul saanud nagu väga palju neid preset'e tasuta, aga nüüd ma mõtlen, et kui ma peaksin need ära kaotama, siis ma tõenäoliselt käiks selle raha välja ikkagi, et neid kasutada. Ja paljud need preset'id on siis emuleeritud või tehtud erinevate filmide järgi, erinevad Kodaki filmid, Ilfordi filmid, mida enam ei toodeta, Fuji filmid ja kõik sellised, et need on niisugused ajatud, mingisuguse ajatu esteetilise väärtuse lisab, ütleks niimoodi. Ja siis on veel võimalik järeltöötluse jaoks ka erinevaid sätteid tuunida. See on siis Võsko äpp. Aga pildistamise juures ise, et me tahame ikkagi saada seda kõige paremat kvaliteeti ja kuna tõesti telefonikaamerad on limiteeritud kvaliteedi või selliste võimalustega, siis kõige rohkem ikkagi tuleks mõelda valguse peale, sest et see ongi fotograafia alus, on ju, fotograafia ise tähendab ka seda valgusega maalimist, et valgus on see kõige tähtsam. Kui sa tahad teha pilti, siis näiteks kohvikus oma kohvis, siis mine õue sellega tassiga. nagu mulle ja paljudele teistele meeldib meenutada inimestele, et minge õue selle, sest et loomulik valgus on palju parem kui see, mis enamasti näiteks kohvikutes on või siseroomides. Et siseroomides tihtipeal lihtsalt ei ole piisavalt valgust, et telefonikaamera suudaks mingit adekvaatset pilti teha. Kui tõesti on sama hea valgustus nagu mul siin ümber loodud on, siis võib-olla saab siin ka niisuguse väga kvaliteetse pildi, aga üldiselt ma soovitaks palju valgust. Kui õues ei ole palju valgust, siis toas on ja midagi hästi neutraalset, mitte liiga sooja või liiga külma. See oleks minu isiklik soovitus. Siis kindlasti mõelda nurkade peale, et kas sa tahad teha pilti täiesti sirgelt ülevalt või tahad kuskilt külje pealt teha. Mõelda natukene selle nurga peale, et mis nurga alt ka näiteks valgus langeb ja selle järgi siis asetada oma see subjekt või kaamera, et tuleks siuke ilus pilt, et näiteks ei oleks taustal midagi segavat või see subjekt ei näeks kuidagi moonutatud välja. Siis kindlasti võiks kompositsiooni peale mõelda, näiteks seesama ruudustik aitab ma ei tea, ütleme siis nagu sihtida seda subjekti, mida sa pildistad, et kõik jooned oleksid sirged ja ilusti subjekt asetatud a la keskele või äärde. Näiteks aitab jälgida seda kolmandike reeglit. Ja ma arvan, et idee võiks ka ikkagi olla selle pildi tegemise taga, et kui see pilt, ma arvan, et jääb istuma lihtsalt kuhugi galeriisse siis, ja kellegagi ei jaga seda või ise ei vaata seda mitte kunagi, siis mina ei teeks seda pilti. Näiteks mul oli paar nädalat tagasi oli naljakas juhus, mul käis ema Tallinnas külas ja tegi iga sammu tagant ühe pildi, see on nii lahe ja see on nii lahe, telefoniga tegi kogu aeg. Ma ütlesin, et pane ära see telefon, sa ei vaata neid mitte kunagi. Ja siis, et pigem, et keskenduks hetkele.
et kui on nagu tõesti mingi idee selle pildiga, et näiteks pärast jagad või kasutad kuidagi, ma ei tea, on sul mingi taustapilt või paned Instagrami või kuhugi, et siis tee sellise mõttega, ja tee siis juba kohe väga hea pilt või nii hea pilt, kui sa oskad. Et tal võiks mingisugune väärtus ka olla. Ja siis ma räägin natukene selfidest. Selfide puhul ma arvan, et kuna selfie on ikkagi endast pildi tegemine, enda näost, siis nägu võiks olla puhas, võib, et näiteks ei läigi vastu, võib näiteks mingi lapiga üle tõmmata või et ei oleks mingit tolmu näos või kui keegi maalib näiteks, et ei oleks värvi näos või mingi selline element ei oleks seal segav. Taust võiks olla neutraalne, et ei ole mingisugust prügimägedega või pesemata nõusid või inimene, kes ei taha näiteks seal olla, et võiks neutraalne taust olla, midagi ilusat äkki. Nurkade peale tuleks ka mõelda, mul on siin slaidil on üks õige vale situatsioon pilt, et kui teha selfit, siis siit kuskilt alt nurgast ei ole vist väga mõttekas teha, jääb siuke lõualott ja see ei ole väga atraktiivne nurk, aga mina ise olen leidnud, et kõige parem nurk selfide tegemiseks on siuke, et kui sa võtad käe enda ette, siis tõstad nagu umbes 90 kraadis vahepeal, 45 kraadil nurk, et see on siuke kõige ja keerad natukene näiteks pea väikse nurga alla ja juba väga super selfie tuleb sealt. Ja jällegi mõelda selle valguse peale, et kust poolt valgus langeb, et kui tahetakse Rembrandti järgi teha niimoodi, et üks näopool on varjus, siis tore, aga mida rohkem valgust siis näo peale langeb, seda parem ma arvan, et ei ole midagi varjus näiteks. Nii, selfidest on räägitud ja siis kui pildid on juba tehtud, ära töödeldud, siis võiks ju neid jagada ka, neid toredaid hetki ja vaateid endast või teistest või mingisugusest loodusest, siis näiteks jagada Instagramis, Facebookis, Võsko selles äpis näiteks jagada või kui sa kirjutad blogi või lihtsalt vanaemale sõnumi kaudu saata, et jaga kellegagi seda ilusat pilti. Ma arvan, et pilt pidavat ütlema rohkem kui 1000 sõna, nii et äkki tuleb sealt mingi hea romaan või äkki tuleb postituse alla Instagrami kommentaare, et nii ilus või äkki tuleb sinna 1000 sõna kokku. Et võiks jagada, tore on tegelikult. Jagada ja laike saada ja me kõik ju tänapäeva maailmas on laikide väärtusega. Nii, siis tuleb rubriik vaata ja õpi. Ehk siis mina võtan siit oma telefoni ja näitan, kuidas mina ühte pilti töötleks selles samas Võsko äpis. Nii, vaatame nüüd. Nii. Et siin on siis see esimene paneel kohe nii-öelda, et minul on sätetes pandud, et ta võtaks esimese asjana kohe kaamera lahti. Et siit on täitsa mind näha. Ja siit saab erinevaid asju valida, et siis välk peale, maha, säri, põhja, nulli, kõik sellised asjad. Ja siis white balance'id ka. Need on juba võimalik siis kohe pildistamise ajal ära teha. Aga mina mõtlesin, et ma võtaksin ühe pildi, et kuna mina töötan peamiselt ikkagi baristana, et ma ei ole täiskohaga fotograaf, siis ma tegin üks päev ühe toreda pildi kohvidest, mida ma lauda viisin, aga iCloudist vist ei taha kätte saada neid. Äkki jõuab. Nii,
täiesti töötlemata pilt. Tegin siis 3 põhilist latte-arti kujundit kohvi peale ja põhimõtteliselt siit saab siis valida, missugust filtrit ma tahaks, kas ma tahan mingisuguse sinakatooniga või mustvalget või mingit negatiivtoonidega, et siin on väga palju valikut. Aga mulle näiteks meeldib see, ütleme, et mulle meeldib see. Ja siin ma saan siis mängida, millisena ma tahan seda pilti hoida. Ütleme, et mulle meeldiks näiteks sellise väärtusega säri, paneks natuke kontrasti nagu natuke juurde. Ja nende sätetega ei tohiks nagu hulluks ka minna, et natukene kõike, et liiga palju ei ole ka hea. Liiga palju head ei ole hea. Ja ütleme, et ma tahan selle näiteks panna Instagrami story'sse, siis ma saan valida selle suuruse. Instagrami story'd on 9:16 külgede suhtega, ehk siis ma kropin juba sellesse suurusesse valmis selle. Vaatan, et tegelikult ma võiks seda veel nihutada natuke siia poole, et need tassid ilusti ära mahuksid selle pildi peale. Mina arvan, et näiteks niimoodi on täitsa kena. Natuke teravust. Ja siin clarity, sellega annab hulluks minna. See on see koht, kus paljud pange panevad. Mina ei hakka üldse seda näppima. Siin on võimalik siis highlight väärtust ka muuta ja varjude väärtuseid muuta, aga sellel pildil ma ei leia, et mul oleks tarvis. Jällegi, white balance'it saab veel hiljem ka muuta, mitte ainult pildistamise ajal. Ütleme, et ma tahaks natukene soojema tooniga seda pilti, niimoodi oleks tore äkki. Saab kas lillat või rohekat tooni ka juurde panna. Mulle meeldib tegelikult natuke lillakam toon. See on minu enda nagu siuke eelistus. Siis saab nahatoonidega veel mängida, aga kuna mul siin kellegi nahkapildi peal ei ole, siis ma ei ole tarvis ka. Minule endale meeldib väga vignetti lisada piltida. Eks ma panen natukene seda ka. Ja kui ma vajutan selle pildi peale, ma saan seda esialgset nagu tulemust ka vaadata. Ja mulle meeldib natuke tera ka lisada piltidele, siuke filmilik look. Ja mingisugust siis kuluvust ka seal need, aga hetkel ma ei soovi. Ja üks uutematest siis võimalustest on mingi teatud tooni lisada manuaalselt juurde, aga jällegi, mind ei huvita see teema. Mina arvan, et see pilt on täitsa tore, mina paneks selle story'sse üles Instagrami ja seda teha siis vajutan next näiteks ja siis saangi valida, et kas ma tahan Võskosse üles laadida või ma tahan lihtsalt enda galeriisse salvestada. Mina salvestan praegu galeriisse ja põhimõtteliselt siit saab vist otse ka need Instagram story'sse saata või Facebooki story'desse või kellelegi lihtsalt saata. Et see oli kiire Võsko kasutusjuhend, ütleme nii. Nii. Panen nüüd siia läpakale taha. Ja nüüd ma ootan nendelt mitmekümnelt tuhandelt vaatajalt küsimusi. Ja, käsi, nii. Võin sulle öelda, mis asju mina kasutan telefonis. No, näiteks, mis? Programme. Nii. Siuke programm nagu Foodie. Foodie. Foodie, jah. Foodie. Foodie. Sellist äppi saab kasutada? Ja, see on, siin on päris palju neid filtreid, mis on filtreid, okei. Mõeldud üldiselt toidufotograafiaks. Aha, toidufotograafidele telefoni. Aga ta on nagu päris hea. Foodie, okei. Siis on siuke asi nagu lens distortion, mis paneb neid siukest nagu, ta teeb seda ikkagi efekti, et natuke nagu kuskilt on mingi valgust murdunud, aga sellega
Androidi peal on sellised äpid nagu Foodie ja Lens Distortion, mis Lens Distortion saab vist mingeid efekte lisada pildile. On veel midagi? Mina tean mitu telefonis kõik ära. Aga üldiselt teed telefonis ära. Okei, noh. Et noh, ongi täpselt enda vajaduste järgi, et võib-olla ongi mõni tahab toitudest pilti teha, siis saab äkki toda äppi kasutada. Mina nagu ajan selle iPhone'i enda kaamera äpi ja selle võskuga kõik korda, nii et Põhimõtteliselt mina ka. No ei ole mõtet ju keeruliseks ajada. jah, noh, ma arvangi, et see ongi võib-olla see point, et nagu, et keeruliseks ei ole mõtet ajada ja kui ongi vaja keeruliseks ajada, siis on selle jaoks teised tööriistad, ma arvan. Yeah. Kas Jaari, on sul mõni küsimus? Ütle midagi. Ei ole praegu tulnud siit. Siit ei ole. Vaatan kohe interneti kogu on üle. Okei. Noh, aga sisuliselt minu esitlus on läbi. Võib-olla tuleb siit veel mõni küsimus. Mina ütleks, et jah, et aitäh, et tulid. Aitäh, et vaatasite. Tehke siis pilte ja jagage neid. Ja et hoidke ikka tervist ja kõike. Ma siin siis, ma ei tea, kas sa lõpetasid laivi ära? Ei. Okei, oota, ma võin siin oodata paar hetke, et äkki tuleb mõni küsimus, aga sisuliselt on läbi. Mina kusjuures arvan, et telefonid ei söö päris kaamerad läbi, sest neid fanatte on lihtsalt. Jah, kindlasti. Jah. Ja seal tuleb see kogumise väärtus juba. Tuli internetist üks küsimus. Nii. Kas sul vahepeal tuleb kunstiline plokk ka ja mis sa siis teed? Jaa, ma tahaks ka teada, mul on praegu. Räägi. Kunstiline plokk. Jaa, mul oli päris pikalt. Sellega on vist nagu 2 teed, mida minna. Kas sa lihtsalt surud läbi sellest või sa lased sellel istuda. Aga point on see, et kui inimesele on antud annet midagi luua, siis mina leian, et ei tohiks seda maha visata. Võta paus, aga kui sul on midagi pakkuda maailmale, siis tee seda. Et noh, mina peaaegu, et viimase aasta jooksul pigem olen vähe teinud pilte ja niimoodi, et ma olengi teinud telefoniga lihtsalt pilte. Sest et see on lihtne, mul oli mingi aeg, tõesti oli plokk ees selle suhtes, et oma kotist kaamera välja võtta või üldse kaasa võtta see kuhugi. Aga telefoniga ma tegin palju pilte. Et midagi muud teha sellel ajal näiteks, kuidagi muud moodi ennast arendada ja siis kuidagi äkki tagasi jõuda selleni. Mingi aeg ma mõistsin, et tegelikult mulle on antud mingisugust annet või et peaks ikkagi ära kasutama seda. Võib-olla ka aitab see, kui sa võtad mõnikord kellelegi, kellel on sama huvi nätist kinni ja natukas nagu mingit koostööd või mingit sellist ideede vahetust või midagi koos teha. Ja. See töötab. Ja, võib-olla teiste inimestega suhelda aitaks. Mitte ainult suhelda, või teha. Ja teha midagi koos. Äkki annab mingi uue, annab võib-olla mingi uue perspektiivi sellele kogu teemale. Mingi täiesti teise vaatenurga. Kellegi inimesi nakata. Ja, või tõesti, et jah, et siis ma ei tea, kas Tiinat on muidu kuulda ka või väga kehvasti. Okei, et siis ma nägin natuke juurde. Et jah, et äkki keegi teine inspireerib või jah, see ind äkki nakatab. Et ma arvan, et jah, kindlasti mingi sarnaste mõtetega või huvidega inimestega tasub kindlasti suhelda ja midagi koos teha. Jah. Rohkem ei ole praegu küsimus. Jah, kui tõesti on küsimusi, siis võib, ma arvan, et mulle sinna Instagrami ka täitsa kirjutada. Ma väga hea meelega vastan. Nii palju, kui ma oskan. @kõhtaavet on mul see foto insta, ma võin seal rahulikult vastata hiljem ka kunagi.